linnas, et ma olin õlletehases nagu sulle. Ja siis mul oli veskiga, kus jahtasin vilja, siis pidin seda kokku ostma veel, seda odravilja ja siis mina ostsin kokku ja Laidinal oli suurte saakide meister, siis tema vedas mulle seda vilja ja okei. See oli ilus aeg. Ja ma ei teinud, kui merelt ära tuli, neid ei nisu ega nukki ega otra vahetki ei teinud. Pandi kohe suured põllumajandustöötajad, okei. No ja siis mina ostsin seda vilja kokku ja siis oli vaja muidugi kõvasti liikusid teha. Laidinal oli uhke Ferrari, ütleme siis saputaja, see muhk ja ja Laidinal siis sai selle värvitud, muidugi ta riidles liidid, et liidi oli tal käskinud, abikaasa oli käskinud värvida laste voodi ära vist, et kas oli värv, aga Etsil oli mingi Itaalia värv ostetud, mingi uhke importvärvi ja liidi oli värvinud selle narri ära või see koiku ära. Aga siis see saputaja sai korda ükskord ikkagi ja siis Laidine sõitis mu külla, me olime kõrvuti, Vinje ei ole Aljalast kaugel, 15 kilomeetrit võib-olla või ei rohkem, 6 juurde 19 ja ja siis Laidin tuli kokku, jälle tegime seda diili nii-öelda aga diil oli meil ikka alati, see läks raskeks ja see hakkas ikkagi, jõime siis ikka konnakit, eks ole, laiad need ja raha oli palju ja lähme rallima siis sellega. Laidine siis käisime paare nii palju Võsule muidugi. Nii palju kui paare oli seal Nervu viir. Te ei jõudki ju tooma. Ei jõudsime. Kõiki kordi ei tea. Võsult tulime muidugi. Sealt tuleme sealt mina istusin kõrval, Laidine oli ja Eetsi sõber istus taga, kellel oli terve konjak veel põues oli. Tuleme ja siis Laidine seal oma selle Ferrari roolis haljas saputaja muhk ja ütleb süpp, vaata, kus on tõmme tead oma käikusid seal. Mina siis vaatasin, aga ükskord see matakas käis. Mina ei tea, mina olin kadunud sealt saputajas kohe. Muhkaga veereb seal kogu aeg. See läks vist 2 korda käis üle kaela või rohkem. See pani ka munad. Ja siis mina lendasin kolbaga kohe vasta asfalti, minul olid lesnad laiali. Mina ärkasin siis, sain silmad lahti, kui Laidinen ja see Tarmo jooksevad minu juurde, et sükk, kas oled surnud või aga siis ma hakkasin jagama sellest. Kas sa enam jooki ei võtta? Kas ma enam ei võtta, jah. Eets lendas läbi saputa esiklaasi. Mina ei tea, kui ta tema seal. Ta oli niimoodi nukka lõi. Sealt liigi hea sealt välja. Sa tulid välja juba? Tema lendas välja? Mina lendasin kohe. Pärast mina lendasin kaldus, kui all lendas, siis lendasin nii, et ta oli ka. No ja kolmas mees käis kõik paugutama, tema luges neid kordasid ja ma küsisin. Aga ta lendas joppi ära koos konjaki pudeliga. Aga pime kunagi otsime tagasi ta tead. Siis tema hoidis seda jopet ning hiti seda tasku tead, et see pudel ei lendaks sealt ära. Seda lendas joppe ka minul järgi. Auto oli, ütleme niimoodi, vana raud kohe, mis oli esimene sõit peale remonti ja vaata, kus tõmme on ja tõmme oli. Ma sain ta just käima. Ma valetasin kolvid peale, kõik silindrid ära. Ja siis ükskord kui hakkasin neid kahjusid, siis Eetsil oli, ütles, et kus mu soge on. Eetsil oli nahksoge peas, nagu ikka õigel soge. Poolast toodud velvet soge. Küll ta seda otsis, seda soge taga. Võt oli see meie üks niisugune seiklus oli. Hea sõber oli seal Pionierskis, aga no ilus portfel oli see niisugune pruun nähast ja kõik ja ma ei tea, kas ma temaga sai natukene seal rehkendatud ringi ja kas jätsin vist selle sõbra tuppa, selle portfelli ja kui ma läksin laevaga juba sinna Seospankale ära me olid paar kuud olnud vist ja siis see sõber tuli teise laevaga järgi sinna. Mis vene poiss oli, kena tunus on meeldib mäleta ta nime, kas ta oli Miitja või Viit või Siidrov. Ja siis nööriga andis, saime laevad seal kokku. Siis ta tegid seal piiksust läbi nende
liiniga andis sulle radistid ja siis viskas liini ja liinis andis siis ma portfeli juures, tühja portfeli tooma sinna. Aga lahti tegin, mina peale sies. Siis oli meiega ütles, oli pidupäev siis. Ma mõte seal seda kärakat ikka võtad nii palju ja. Kuigi me tegime seal, ajasime, samakat ei saanudki ajada, aga raskat sai tehtud. Aga siis Laidinel oli põhimõtteliselt asi, igasugused pahandusi tuli seal meil seal. Laidinel oli kohe süpra, pahna, möllud, mängud, tarantella. See oli tema siis, et kõik saab korda aetud. Lõpuks sai jah. Et siis, seda loo võib ka nüüd rääkida, kuidas see, tähendab Veetsiga puutusin kokku, tema oli jälle katuste nimekirjas ja tema oli Rägavere ja Sofoosis oli. Aga Eetsil oli, tema läks seal Rägavere. Ja isegi seal nukra näoga ja aga juhuslikult Villu tuli minu juurde ja Villu teab, räägib. Ja siis Villu tulebki minu juurde, et kuule, mis Eets teeb ka siin? Ja mina räägingi, kuule, et Eets ei tea praegu midagi, istub oma kolli otsas seal. Ei, ma saab jah kirjutada. No ei saa teist parteist peale. Jah, ma sain lahti. No ja Villu ütles, et nüüd paneme Eetsi paika. Tema unistus oli kogu aeg täpselt, et minu Villu oli meiega Klaipedas, olime koos Jaan, Villu ja mina, et siis on kõige rohkem ma nendest teangi, eks ole. No ja Villu siis sõitis mulle küll, ütleb, kuule, tema unistus oli saada kuusaks. Ei, juhiks. Juhiks ikka, jah, sorry. Seda oli ju niisugune särki ja ta käis ju juhikursuste ja ta oligi, et midagi niimoodi, et meremeestele ka. Kuule ajal oli loosung niisuke. Kõigepealt maja, auto, siis võtab naise. No ja siis Villu tulebki minu juurde, et Eets on vaba või Hadindas selle, mis ta oli, Koeru Sofoos. See on selle direktori, või tema oli direktor, aga ma teen ta partorgi. Läheb siis sõidame Eetsi juurde, kõik Laidin on partorg juba ja Eets tasakasi piiksub, et kuule, ma olen parteist välja visanud.